Tšau ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Täna hakkame pakkima asju homseks, sest ma lähen homme Rootsi. Ma lähen küll ainult paariks päevaks, aga minu jaoks on see väga suur asi, sest ma ei ole 4 aastat mitte kuskil käinud reisil kauemaks kui me just tegelikult käisime mingi 6 aega tagasi või? Käisime Lätis ja Leedus paariks päevaks, aga ma ei ole nii ammu esiteks lennukiga lennanud, ma täiega igatsen lennukiga lendamist ja teiseks ma ei ole nii ammu oma perega kuskil reisinud ja kolmandaks ma ei ole üldsegi kuskil kaugemal käinud pikka aega, nii et on aeg selleks pakkida ja ma mõtlesingi, et teen siukse väikse pakkimis ja life update video, et ma ei ole üldsegi mega ammu lihtsalt nagu istunud maha ja rääkinud. Viimati see oligi siis, kui meil oli Q&A selle saatega seoses, nii et kui saade alles hakkas. Nii et jah, tere tulemast tagasi minu kanalile või siis tere tulemast minu kanalile ja ma ütlen kohe ära, kui sulle meeldivad mu videod, siis kindlasti vajuta subscribe nuppu ja et sa mu järgmiseid videoid maha ei magaks, sest järgmine vlog on juba sellest, kuidas me tripime Rootsis ringi, aga hakkame pakkima. Meil on siis, kuna me lähme nii väheseks ajaks sinna, siis meil on käsipagasid võetud ja kuna mul ei ole mingisugust käsipagasi kohvrit ja meil on üks seljakott kodus, mis on natukene liiga suur, siis on mul selline kott, minu trennikott siis, mis on natukene halb selles mõttes, et siin on ainult trukk, aga noh, tegelikult ei ole hullu midagi. Hakkame pihta. Nii, ja miks me üldse Rootsi lähme on sellepärast, et me tegelikult Elton Johni kontserdile, mille piletid on meil juba 3 aastat olnud olemas, aga mille kontserdid on lihtsalt 2 aastat edasi lükatud. Aga nüüd on see aeg kätte jõudnud, kus saab minna ja by the way, see pidi olema Elton Johni kõige viimane kontsert. Nii et meil on au minna tema kõige viimasele kontserdile. Ja ausutades ma isegi ei tea, mis ilmal lubab, aga õnneks on see, et see kontsert ise on siseruumides, ehk siis sinna ma saan mingi ilusa kleidikese panna, aga meil on 2 päeva seal veel aega, et Stockholmi peal ringi käia, ehk siis mingisugused linnariided ka kaasa võtma. Enne ma panin just Britney siia korvi, sest et ta reaalselt armastab lihtsalt riiete vahel olemist ja kujuta ette, aga see on tal üks lemmikumaid asju, ta lihtsalt kohe, kui ma tulen oma siia riidekapi juurde, siis ta kohe küsib, lihtsalt tahab siia tulla ja kohe, kui ma ta siia sisse panen, ta hakkab täiega nurruma. Nii et ma ei keela tal siin olekut, niikuinii on mu riided kogu aeg nende karvu täis ja nii ma pean enne kodust välja minekut alati karvarulliga kõik üle käima, nii et ausalt öeldes väga vahet ei ole. Ta õnneks ei kraabiga siin, nii et selles suhtes on ülitubli. Aga ma arvan, kõigepealt peaks vaatama, enne kui ma hakkan üldse asju pakkima, peaks vaatama üle, mitu kraadi üldse Stockholmi lubab, et ma teaks asju pakkida. Nii, vaatame järgi. Stockholm sündroom tuli kohe esimese asjana. Okei, ta lubab, et homme sajab, ülehomme sajab. Aga pühapäeval ei saja, siis on ilus ilm ja pühapäeval me oleme ka suht terve päeva, nii et peaks võtma kaasa pikad püksid kindlasti. Britney, kas sa püüka panen selle kinni? Pane peale, pane. Ma arvan, ma võtan endale sellised saarapüksid kaasa. Ja kuna on nii vähe ruumi kotis ja ilmselt me lähme shoppama ka natuke Stockholmi peal, siis ma võtan reaalselt nii minimaalselt asju kaasa, kui üldse vähegi võimalik. Nii et ma arvan, ma võtangi ainult ühed pikad püksid kaasa. Tegelikult samas me ju lähme ka sinna homme, mis ma siis endale jadega panen. Ma ei ole enam lennuki outfiti tegelikult välja mõelnud veel. Tegelikult oleks täiega mugav olla siukeste tedive või ma ei tea, karupüksid, mis on nagu täiega, need on kõige mugavamad asjad maailmas. Need on mustad. Täiesti lõpp, noh. Tegelikult ma alustangi sellest, et ma otsustan ära, mis ma üldsegi endale sinna kontserdile selga panen. Suht suure tõenäosusega ma leian midagi uut. Oh my god, see mu lõpetamise seelik. Tegelikult sellega oleks täiega kena minna ja siis panna peale mingi topp näiteks. See on suht hea mõte, aga siis ma peaksin võtma ka oma riideaurutaja kaasa.
sest see läheb täiega kortsu ju. Ma võtan lihtsalt selle seeliku kaasa. Ma reaalselt ma ei ole harjunud mõtlema nii minimaalsete asjade peale, et ma reaalselt võtan ka ainult need riided kaasa, mida ma kannan. Ma alati võtan kaasa nagu varuga riideid. Võtan siukse väikse topikese kaasa. Praegu mul on 3 asja ainult. Saad aru? Siis ma võtan kaasa veel ühe musta topi, mida ma siis ilmselt panengi selle lilla seelikuga kokku ja siis on siia peale visata lihtsalt musta nahktagi, mille ma panen homme ka lennukisse. Oh jah, tavai, ma võtan ühe varukleidiga kaasa endale igaks üks must kleid siukene nööpidega. See on täiega cute ja ma ostsin selle just Humanast reaalselt 3 euriga. Nii et täiega hea leid ja see mul õnneks puhas ka vist. Ma võtan sellega kaasa, see on siuke nunnu sinine pluus. Ma võtan sellega kaasa. Okei, ma võtan igaks juhuks tegelikult kaasa ka sellised lühikesed püksid, mis mul on kõik arvavad, ükskõik kus ma nendega käiks, kõik arvavad, et see on seelik. Kõik on täiesti kindel, et see on seelik, aga tegelikult need on püksid ja need on minuga olnud juba, ma ei tea, 5 aastat, aga mul on siuke tunne, mul reaalselt ei olegi rohkem mitte midagi võtta. Samas mul oleks lennukis ülimugav just nende pükstega. Need on ka mega vanad püksid mul, aga need on nagu nii mugavad tegutjatega. Ma panen endale selle huumipusa lennukisse, sellega mul mõnus. Nii, ma võtsin kaasa endal 4 paari sokke, ma arvan, sellest mulle piisab. Ja tegelikult võiks äkki mingid sukad ka võtta või? Suva, need sukad ei hakka võtma, suvi. Ühesõnaga, ma arvan, mul said nüüd riidet pandud. Ma mõtlen ise ka, et nagu nii imelik, nii vähe riidet, samas me lähme nii väheseks ajaks. Ma võtan lihtsalt ühe pikkade käistega pluusiga igaks juhuks kaasa. Lähme vaatame nüüd kosmeetikasju ka, mis ma kaasa võtan. Sest mul on veits mure sellega, et mul on veekindel ripsnuduši eemaldaja. Sest mul on veekindel ripsnuduš ja mitte miski muu seda maha ei võta. Ehk siis ma pean nüüd vaatama, kuidas ma selle kaasa võtan endale, sest see on nagu suurem potška ja minu arust, kui sa võtad sisse endal pagasi, siis sul peab olema see potška veits väiksem. Ma ei tea, ühesõnaga, ma guugeldan. Okei, ma loen siit Tallinna lennujaama kodulehed, ma ei ole nii ammu lennukiga sõitnud ja ma ei ole mitte kunagi reisinud niimoodi, et ma oleks ainult käsipagas, ehk siis on täiesti midagi uut minu jaoks, et mida üldse tohid nagu vedeliku kujul käsipagasisse panna. Ja siin on, et tohib võtta põhimõtteliselt vedelikke, mis on kuni 100 milliliitrises või samaväärse mahutuvusega üksikpakendis. Ehk siis väiksed topsikud tohivad olla vedelikku ja need peavad olema ka eraldi veel väikeses kotis. Nii hea, ma praegu lugesin seda, sest et vaata, mul on see on ju siukene kott, millega ma käin igal pool Eestis triipimas, trennis, ükskõik kus ja mul praegu, kui ma loen seda, siis siin on kirjas, et ei tohi olla kaasas, ilmselt see on loogiline ka, ei tohi olla nagu raseerijad kaasas ja mul praegu tuli meelde, et mul on siin kotis üks kasutavad see pulk, okei, väga hea, ma lugesin seda, muidu oleks nii piinlik olnud seal kontrollis homme, et tulge kõrvale, mis teil see kotis on ja siis mul on seal mingi peale mu koti lahti võtsma, et seda raseerijat lihtsalt see kõiges ära visata, nii et joppas. Ups. Nii ühesõnaga mul on 3 sellist otsikut ja ma ei tea, kas need on 100 millist, ma ei tea, kui suured need võivad olla isegi suurem kui 100-sed. Mul siin on mingi balsam ja mingi seep on sees. Igatahes nüüd tuleb teada saada. Okei, ma mõistsin ära, et see on 116 milliliitrit, kui see täis panna, aga ma ei pane seda täis. Ehk siis ma mõtlen, et äkki see on siis fine, kui ma panen nagu mingi veits, mul ei olegi seda palju vaja ju kaasa, kui ma panen nagu mingi siia põhja natukene. Nii et hakkame villima. Kasutame tegelikult siis sellist silmameigi eemaldajat. No rohkem mul ei olegi vaja, see on nagu mingi keemialabor lihtsalt. Vatitupsa on küll kindlasti vaja, neid ma võtan nüüd küll kaasa. Ja mida on mul veel vaja, on näopesukeel. Ja tegelikult ei ole mul sellest otseselt kahju ka, kui nad ei lubasta mul võtta sinna kaasa, siis ma pean lihtsalt oma põhja kuidagi seebiga ära pesema.
Nii, nüüd on mul kõik asjad siin voodi peal olemas, mis ma kaasa võtan. Võtsin veel lisaks ka need lahtised jalanõud, et siis ma hakkasin mõtlema, et mida ma reaalselt sinna kontserdile jalga panen. Sinna outfiti alla mul ei ole mitte midagi panna, nii et ma arvan, need sobivad sinna väga hästi. Ja tegelikult võiks olla seal valge topp mul siis, nii et ma ilmselt pakin hiljem valge topiga kaasa. Ja siis ma võtsin ka oma aurutaja kaasa, mis on ilmselt kõige raskem asi, mis mulle kaasa tuleb. Igatahes see on täiekeha aurutaja. Ma ei ole ikka aru saanud, kuidas seda kokku panna hästi. Okei, nii. See on täiekeha aurutaja ja siis ma võtsin jalanõude jaoks, mis ma võtan nüüd ühed jalanõud, panen kotti ja teised panen jalga. Jalga panen siis tossud, valged tossud, aga need panen ilusti siia koti sisse, et need teisi asju mul ära ei määriks. Ja panen ka koti põhja ja saad aru, mul on juba pool kotti täis lihtsalt. Ebanormaalne. Siis siin teise koti sees on mul erinevad sokid ja pesu ja asjad. Nii et need ma massin ka siia allapoole. Pluss ma tegelikult ju hommikul panen veel ka meigi asjad. Ja siis ma pean kindlasti võtma ka vlogikaamera. Akupank. Pidin veits live update'i tegema. Üks põhiline küsimus, mis mult kogu aeg, mis me mõlemad ma arvan kogu aeg küsitakse kommentaariumites, vaatan ka TikTokis, DM-i ikka kogu aeg tuleb neid küsimusi iga kord, kui oma Q&A tulen, tuleb ka neid Q&A-d oma Instas, siis tuleb ka alati neid küsimusi, et mis sellest konteinerist sai, mis sellest saatest sai. Ja ütlen ausalt, selles suhtes mina ei tea selle konteineri kohta hetkel mitte midagi. Ma ei tea, kus see on, kelle käes on, kas see on müüdud, kus see ei ole müüdud. Kui on müüdud, siis kellele need on müüdud, mis sellega plaanis on teha, kas üldse müüakse, ma ei tea mitte midagi selle kohta. Meie ise seda ei ostnud, ma tean, et ka mitte keegi teine osalejatest ei ostnud. Ja hääletusasjast pole mitte midagi saanud, see asi lihtsalt on. Ja ega mina ei tea ka nagu selles mõttes rohkem kui teie, nii palju kui on olnud uudistes, nii palju niimoodi see asi ongi jäänud. Vot, et see on sellised põhilisemad põletavad küsimused, mida alati küsitakse. Ja siis siis oli ju vahepeal mul see kõrvaõnnetus. Selle kohta ka ikka iga päev nüüd küsitakse, kuidas mul on ja järjest paremaks läheb. Ma vist siin YouTube'is olegi rääkinud, et kes ei tea, siis kukkusin tõuksiga, elektritõuksiga niimoodi, et lõin oma pea vastu betooni ära. Üks õhtu siis enne laulupidu ja käisime EMO-s ja kõike seda ja suht hull oli, täiega valus oli, aga tehti kompuuter, kõik on korras, nüüd ma taastun ja nüüd on lihtsalt need haavad, mis peavad ära paranema ja sinikad lähevad ka järjest kollasemaks, ehk siis hakkavad vaikselt nagu ära minema, mille mul on täiega hea meel, sest mu arust see kõrv näeb nii rõve välja lihtsalt, aga samas ma kannan praegu kogu aeg kinni juukseid, sest esiteks mind nii häirib see, kui mul juuksed on siin kõrva peal ja teiseks mul juuksed nii mustad, ma ei ole reaalselt nädal aega oma juukseid pesnud, sest ma ei ole tahtnud oma pead vee alla panna ja ma olen üldse viimased päevad ennast aega hoidnud, ülirahulikult olnud, lihtsalt reaalselt ülipalju maganud, täiega palju maganud ja ülirahulikult olnud, sest nüüd homme on ju lennukiga lendamine ja ma loodan, et mu kõrval on fine, et mul ei hakka valus seal lennukis ja see on mu peamine eesmärk olnud, ma ei ole praegu trennis ka käinud ja näiteks mu kõrv ongi nagu hästi tundlik hetkel, et näiteks kui ma teen süüa, siis ma tunnen ka, et mul hakkab nii valus kõrval. Üks hetk, kui ma liiga palju kuuma saan, kui ma saab kuuma pliidi ära, siis mul hakkab mega valus. Ja näiteks kui tuul käib korra üle, soe tuul mul kohe valus. Ja nüüd ma täna öösel sain esimest ööd magada selle parema külje peal rohkem. Ma leidsin mingi asendi, kuidas ma ei pea nagu toetama otseselt sellele küljele, aga samas nagu magan selle külje peal. Et ma olin mega õnnelik sellele, kui ma sain niipidi magada.
aga ma ei teagi, mis vahepeal veel on toimunud. Lõpetasin ülikooli ära, on ju. Nüüd edasi ikkagi tahan sotsiaalmeediaga tegeleda, seda ka küsitakse, see on ka üks top 3 küsimus võib-olla, mis ma edasi teen. Edasi ka siis kindlasti tahaks sotsiaalmeediaga tegeleda ja reede õhtu saates lähen ikka edasi, tegelen publikuga ja lihtsalt vaatan, kuhu elu mind viib, mis mind huvitab. Sinnapoole lähen, hetkel huvitab täiega sotsiaalmeedia ja tegelikult ka tele, vaatamata kõigale. Mulle väga meeldib Kanal 2 ja mulle väga meeldib õhtu ja ma täiega igatsen juba tagasi. Maikuus ma nägin ka oma õhtu perekonda siis ja meil oli niisugune väike chill õhtuhooaja lõpetamine, kuigi sellel hooajal ma väga ei saanudki ise kampa lüüa, kuna mul oli ikkagi see saade samal ajal, et ma see hooaeg tegelikult väga üldse ei olnudki seal. Aga nii tore oli neid näha ja mul on nii hea meel, et mind ikkagi tagasi tahetakse sinna ja ma olen nii tänulik selle üle, et ma üldse sinna olen nagu oma tee nii-öelda leidnud ja ma kindlasti hoian neid sidemeid, mis mul seal on ja ühesõnaga, ma arvan, et elu liigub täpselt õiges suunas. Magistriks ei lähe see aasta. Ma isegi võib-olla oleksin läinud, kui oleks tulnud telemagister BFM-is see aasta, aga see algab alles järgmine aasta. Nii et eks me näe, kas ma lähen siis või ma ei lähe, igatahes selline võimalus mul on. Ma tean, et mul mõned teised kursakad tahavad ka tegelikult minna, aga noh, vilsi. Vot, ja siis mis mu plaanid veel on? Homme lähmegi Rootsi, siis pühapäeval tagasi. Septembris lähme Gruusiasse perega, mis on nii tore, ma olen nii excited selle üle. Ja kindlasti tripime Kaspariga ringi, siis mul on augustis on sünnipäev, see on 22. Ja siis tahame kindlasti ka suvel Kihnu minna. Nii et tegemist tuleb väga palju käimisi, tuleb väga palju mis on ülitore ja samas jätkame ka töölainel sotsiaalmeedia ja ongi. Ja siin YouTube'is ka ma olen otsustanud, et ma tahan rohkem keskenduda niisugustele teemapõhistele videotele hetkel. Ehk siis, mis see tähendab, on see, et kui ma näiteks nüüd lähengi reisile, siis ma vlogin seda reisi. Praegu ma vlogisin seda, kuidas ma pakkisin. Siis kui mul tuleb sünnipäev, siis tuleb sünnipäeva vlog, on ju. Oli lõpetamise vlog. Et siuksed temaatilised, ma võib-olla nagu niisama nii igapäevaelu nagu ei tahagi vlogida, sest mul on siuke tunne, et iga päev on nagu kodus olles suht samasugune või nagu mul ei ole siin mitte midagi otseselt näidata peale selle, et ma võib-olla teen telefonis midagi või ma teen arvutis midagi. Et või siis näiteks vahepeal näitan oma hommikurutiini või näitan õhturutiini või näiteks nüüd, kui ma hakkan äkki uuesti raamatuid rohkem lugema, siis äkki teen vahepeal mingi raamaturubriigi, et jah, ühesõnaga mingi aasta kokkuvõtva video ja nii et jah, siuksed põnevamaid videoid tahaks teha, sest mul on nendest igapäeva vlogidest kuidagi vlogmassiga sai hästi nagu kopp ette ja ma sain aru, et need ei ole üldse väga huvitavad ja jah, mul endal ei ole neid põnev monteerida ja ma arvan, neid ei ole huvitav vaadata ka väga kellelgi. Sest et tõesti nagu siin korteris siin ei ole väga mitte midagi muud teha, kui olla arvutis, telefonis mängida kassidega või siis, noh, ma ei tea, lugeda, aga need asjad ei anna teile mitte midagi, kui ma neid asju näitan. Et ma tahakski rohkem nagu iseenda jaoks ka jäädvustada neid ägedaid hetki ja kes teab, võib-olla vahepeal näitan ka oma tavalist päeva. Aga nüüd, kui ma ka ülikoolis ei käi, siis mul ei ole ka ülikooliga seoses mitte midagi näidata. Nii et jah, ühesõnaga siis te teate minu järgmiseid plaane ja hoia kindlasti silma peal minu Instagramil Ketteradele. Seal ma postitan iga päev storiesi ja seal näed kogu aeg jooksvalt, mida ma teen. Ja võib-olla vlogin igapäevaselt sinna rohkem.
Siis TikTok'i panen ka päris palju videoid, võid ka sinna piiluda. See on ka Ketere teele ja pane kindlasti subscribe mulle siin YouTube'is, sest nagu ma ütlen, mul on päris palju uusi ideid, mida siia YouTube'i tuua. Nii et hoia silm peal, järgmine vlog on juba Rootsi reisist, nii et kui sa tahad seda vaadata, siis kindlasti subscribe mu kanalit, like'i seda videot ja jah, ma arvangi, et mul on nüüd kott ka pakitud. Homme hommikul panen siia veel ka meigitooteid ja õnneks liiga täis ta ei tulnudki, et siin on ruumi ka uutele asjadele. Nii et ma arvan, see on mega fine ja ma arvan, et väga tore reisikene. Nii et ma olen ülipõnevil, et seda vlogida. Võt nii, aga olge tublid ja näeme juba jälle järgmises videos. Tšau!